et teeme siis selle seekordse kunstniku vestluse hoopis teistsuguses situatsioonis. Kui me muidu oleme neid teinud kas galeriis või siis kunstniku ateljees, siis sinu puhul me oleme tulnud mitte nüüd otseselt ateljeesse, aga noh, kuivõrd-niivõrd see on see koht, kus sa toimetad, ehk siis Valdek Laur. Räägi, kus kohas me nüüd praegust täpselt oleme? Jah, me oleme minu kodus ja see tegelikult on ka ühtlasi siis minu ateljee ja väike nii-öelda selline mikrotööstus, kus ma siis enda asju teen või vähemalt ette valmistan selleks, et neid valmis saada. Asume Laulasmaal Lohusalu poolsaarel ja see on minu vanaisa ja vanaema ehitatud suvila, kus ma siis olen nüüd viimased päris mitu head aastat elanud, kas siis pool aastast või nüüd viimased paar aastat ka täitsa terve aasta läbi. Et siin on siis igasugu, kuidas öelda, kultuurset vaibi päris palju, et kui me siia sisse keerasime, siis sa juba ütlesid, noh, siin elab see, siin elab see, siin elab see, ilma, et sa oleks pead ütlema, et kes see inimene on. Jah, koha nimi on Heliküla ja see oli tegelikult niimoodi, et siis nõuka ajal jagati selliseid loovisikutele jagati neid maid selle eesmärgiga, et te tuleksite nüüd siia ja siis puhkaksite siin enda tavapärasest elust. Et kui nad neid maid jagasid, et siis tegelikult tol ajal näiteks siin peenart kasvatada ei tohtinud või midagi nagu muud peale selle, et sa istud ja rahulikult vaikselt kuulad siin metsa, et tegelikult otseselt nagu teha ei tohtinud. See oli nagu siis heliloojate selline küla, kus siis esimesed, et tõsi, meil on Tammo Sumeraga alati olnud ka natukene vaidlust sel teemal, et tema suvil oli tegelikult natukene varasem kui meie omad, aga et siis üsna pea peale teda tulid siis siin Paemurrud ja Kaljusted ja minu siis vanaisa oli Antsõber ja Reimanid ja Semperid ja ühesõnaga väike punt heliloojaid. Ja tänaseks on tegelikult see küla nüüd jätkuvalt sellise kultuurse vaibiga, aga nüüd on nagu metallikunstnikud hakanud seda üle võtma, et me siin üks päev lugesime kokku, et kui palju on tegev muusikuid ja kui palju on tegev metallikunstnikke selliseid, kes siin kas mingil ajahetkel käivad või on pidevalt kohal, siis neid oli tegelikult pooleks. Et keegi oleks veel siia ja siis oleks juba metallikunstnike kasuks see küla siin. Aga tavaliselt me oleme siis, kui me neid intervjuusid teeme, siis alustanud teatavast nagu kaardistusest või üldse saada tuttavaks, kellega tegemist on. Et metall ei ole su esimene eriala, just sinu puhul eriti. Mul on tunne, et selleks, et saada aru, mida sa ehtes ja metallis teed, peaks nagu aru saada, mis värki sa nagu varem oled ajanud, et veidikene siis kuidas öelda, timeline'is kaardista ennast, mis on nagu juhtunud ja mis on milleni viinud. No tegelikult iseenesest nagu kunstitemaatika, kultuuritemaatika ja valdkond on mind kogu aeg hästi palju huvitanud. Aga kui ma ise nüüd keskkooli lõpetasin, siis oli mitu nii-öelda tegurit mängus, et tegelikult ma reaalselt joonistada ei osanud ja ma hoolimata sellest, et võib-olla oleks tahtnud, siis mul oli kole hirm, et ma tegelikult võib-olla EKA-sse sisse ei saa, eks. Ja esmalt ma siis peale keskkooli lõpetamist läksin kõigepealt selleks, et vanemate juurest minema saada, läksin Tartusse. Või nagu nii-öelda iseseisvat elu alustada. Elasin paar aastat Tartus, ühe aasta õppisin metsandust, ühe aasta õppisin ajalugu. Ja siis ma tulin Tallinna ja hakkasin seal reklaamimeediat õppima. Ühesõnaga ma olen tegelikult esimese hariduse poolest Linnar Priimäe käsilane. Ja tegutsenud tegelikult, jah. Enne kui me üldse jõuame edasi minna kuskil, et kust tuli nüüd see metsandus ja kust muutus metsandus ajalooks? Metsandus tuli väga lihtsast kohast, metsandus tuli sellest, et ma sain sinna sisse. Et ma sain sinna sisse ja mul tegelikult palju valikut ei olnud, iseenesest see oli selline nagu huvitav aasta, see, mis ma metsanduses õppisin. Aga ajaloo huvi on mul kogu aeg olnud ja siis ma läksin ajalugu õppima, aga et siis sealt mind natukene siis, kuidas nüüdagi pelutas ära see, et esimene aasta me seal õppisime ainult keeli
ja samal ajal siis paralleelselt teised klassivennad siis õppisid seal reklaami ja tegelikult noh, kui ma keskkoolis oli meil juba ka reklaamitunnid, mida andis härra Kaurkender, mis olid väga sellised meeleolukad tunnid, et noh, näiteks sellised tunnid, et noh, täna me ei räägi reklaamist, täna me räägime Tubackist ja pani Ghetto Busteri laua peale ja rääkis enda New Yorgi tripist, eks ju, et noh, loomulikult nagu noortele poistele see asi mõjub väga inspireerivalt ja paljud siis läksid pedasse reklaamimeediat õppima selle peale ja siis mina nii-öelda paralleelselt nägin, mida nad seal õpivad, et mis neil see õppekava on ja tundus jube huvitav. Ja siis nagu sai sujuvalt sellest, sai ka sellest ajaloost, sai siis sujuvalt siis nagu reklaami õppimine. Ja ma tegelikult siis olengi nii-öelda kommunikatsiooni või turunduse ja reklaami valdkonnas tegutsenud, noh, tegelikult sisuliselt tänaseni. Aga et seal nüüd on selline väike konks sees, et kui sa ju ühe asjaga piisavalt kaua tegutsed, siis tekib mingi teatud küllastus mingil hetkel. Eriti veel, kui sa vaatad, et noh, et kui sa meil mõtiskad selle järgi, et kuhu nagu, mis on sul karjääri perspektiivid, kuhu sa nagu võid veel jõuda või et kas ma üldse tahan sinna jõuda, mis on see nii-öelda, mis on see selle nii-öelda loogilise karjääri lõpp-punkt, eks. Ja seal on teine konks on see, et kui sa tegutsed turunduses või kommunikatsioonis, et siis sa tegelikult kogu aeg räägid küll, sa tegutsed sõnumitega, sa tegutsed mingite tähendustega, aga mitte sinu enda omadega, vaid sa tegelikult tegutsed klientide sõnumitega, klientide tähendustega või tööandja sõnumite ja tähendustega. Ja siis nagu vormistad neid selliseks, et nad oleksid siis eesmärgipärased, ütleme nii. Aga see hakkas ilmselt nagu siin üha rohkem kripeldama, et ma nii-öelda noh, lihtsalt seletatuna laulan teiste laulu, mis on täiesti fine, eks ju, et noh, tegelikult me kõik peame nagu elatist teenima ja kuidagi. Ja see on täiesti okei viis, kuidas teha, et enda nagu nii-öelda mõistust kursis hoida. Aga jäi nagu vajaka sellest, et aga noh, et mis on see tegelikult, mida ma tegelikult ise tahan siis nagu justkui maailmale öelda. Et mis on siis nagu tegelikult need asjad, mis on minu jaoks olulised, mitte nüüd kas siis klientide või tööandjate jaoks olulised. Ja võib-olla see oli nagu mingisugune selline mõtiskelu või ajend, noh, lisaks siis paljud sellised nii-öelda isiklikud inspiratiivsed momendid, et miks ma üldse hakkasin EKA poole vaatama ja metallikunsti poole vaatama. Ja metalliga on tegelikult mul ka, et see on ka mind väga pikka aega juba huvitanud, et juba siis, kui ma õppisin reklaami ja meediat, et juba sel ajal ma tegelikult käisin näiteks Kendo trennis, ehk siis Jaapani mõõgavõitlus. Ja Jaapani mõõgad on mind kogu aeg väga huvitanud just nagu nii-öelda nii ajaloo aspekti poolest, kui siis ka sellest, et kuidas nad on üles ehitatud, et tegu on selliste väga huvitava kujunemislooga objektidega, mille puhul muidugi on palju ka sellist noh, tänaseni teadmata või ebaselgelt või dokumenteerimata. Aga sellegi poolest, noh, tegelikult jaapanlased on võrreldes, noh, näiteks siin eurooplaste või teiste maadega, nad on siiski päris head dokumenteerijad olnud, et tegelikult seal paljud sellised need nii-öelda ajalood on päris hästi nagu kirja pandud. Ja lisaks sellele, kogu see Jaapani mõõga lugu oli selline lugu optimeerimisest, et sellise optimeerimine, see nagu, kui sa nagu seda õpid tundma, siis sa näed, et okei, et see tundub maru keeruline, mida ta tegelikult ka on, eks. Et ühe Jaapani mõõga tegemine, ma ei ole veendunud, kas ma kunagi enda elu jooksul üldsegi sellise asja saan tehtud. Sellepärast sa tehtigi põlvkondade kaupa. Jah. Just täpselt ja anti nii-öelda seda nii-öelda teadmist edasi samuti põlvkondade kaupa. Ja millega seisneb ka tegelikult üks osa sellest Jaapani mõõga nendest legendidest, eks, et on teatud periood Jaapani mõõkasid, mis on need Koto perioodi mõõgad ehk siis vana perioodi mõõgad, mida sepistasid siis nii-öelda 5 suurt koolkonda. Aga kui tuli nüüd suurem sõda peale, siis tekkis nagu suur vajadus mõõkade järgi ja pidi nagu tootmisprotsessi oluliselt optimeerima ja tegelikult mingisugused teadmised läksid kaotsi. Et enam tegelikult ei teata, kuidas neid kõige hinnalisemaid mõõkasid nagu omal ajal tehti. Ühesõnaga see nagu nii-öelda metalli huvi on ka olnud ikkagi kogu aeg kuskil siin taga ajus nagu tiksumas. Ja lisaks sellele, et noh, kui ma siis kogu aeg olen tegelenud nende tavaliste turunduse kommunikatsiooni ülesannetega, et ma õhtuti ikkagi tulin koju ja võtsin mingisuguse 3D tarkvara lahti ja hakkasin seal midagi tegema. Lihtsalt nii-öelda noh, närvide rahustuseks või hobi korras või noh, kuidas iganes seda nagu nimetada saab ja või Photoshopiga, eks ju.
esimese fotoka ma ostsin näiteks ka selleks, et mul oli lihtsalt vaja referentsmaterjali, et Photoshopis midagi huvitavat kokku keerata, et nagu pildipankadest ostmine on nagu mõttetu kallis ja sa ei saa sealt päris kontrollitud tulemust. Ja kuna ma tol hetkel töötasin Justiitsministeeriumis ja tegin siis koostööd Kaupo Kikasega, kes meile pildistas, et siis meil olid väga pikad ja huvitavad autosõidud temaga, kus ta siis mulle rääkis, kus mina olin just ostnud fotoka ja siis me saime nii-öelda mõtteid vahetada ja ma sain sellise väga hea autos istudes tehtud koolituse sellel teemal ja see hakkas ka nagu kõnetama. Ehk siis, et nagu, et sealt tekkis nagu ka mingis mõttes selline süvendatud huvi sellise kogu selle visuaalse valdkonna vastu laiemalt, et mis on tähendus ja kuidas seda mingite mittesõnaliste vahendite abil luua. Ja noh, fast forward, eks ju, siis mingi hetk enda karjääris hakkasingi tõesti vaatama, et ma hea meelega teen neid asju vabakutselisena, aga ma ei ole päris veendunud, et ma tahan elu lõpuni jalad ees minna kuskilt turundusosakonnast välja turundusjuhina. Et see ei tundunud nagu see minu loo lõpp, ütleme nii. Aga kas sa mingil määral sellest, see oli millest nagu mingid osaline siuksed heldimuse noot kurgus tagasi mõtlevad siuksed kauboi kapitalismi aegsed reklaami imed. Et kui sina läksid reklaami, siis need vennad olid ju kõik tegevad, kes olid need nii-öelda 90-ndate kangelased. Et võib-olla veel pikendada seda fast forwardit, et kuidas see maailm mõjus või mis loogikal see maailm toimis või selleks, kui sina jõudsid nii-öelda peole, oli juba paremad lood, olid juba ära olnud ja need tüübid olid pigem pohmerluses kui... Tähendab, esimesed sellised suured firmad olid juba muidugi tolleks ajaks pankrotti läinud, eks ju. Ja mina enda sellised reklaamiõpped saingi siis ühes väiksemas agentuuris, samal ajal õppides siis reklaami ja meediat härra Karl-Hans Harraku käe all, kes õpetas mulle siis nii-öelda need mutrid ja kruvid selgeks, et kuidas mingit asja teha ja mis nagu toimib ja mis ei toimi, eks ju. Aga temaga tolleks hetkeks juba oli enda esimese firmaga nagu ühele poole saanud, ütleme nii. Takkajärgi neid asju nagu analüüsida on alati selles suhtes keerukas, et ma panen sinna selle tänapäevase vaate juurde. Tol hetkel ma kindlasti vaatasin neid asju nagu oluliselt idealistlikumalt, eks. Täna mulle tundub, et see on see nii-öelda kullaaeg staas, eks ju, mis sind painab siis, kui sa nendes kohtades selle valdkonnaga tegutsed, eks. Turundus on tegelikult ju suhteliselt primitiivne ja lihtne asi. Turunduse ainus eesmärk on see, et kasvatada kasumit ettevõttel. Ja kõik eesmärgid selleks, et seda kasumit kasvatada, et need on kõik nii-öelda, kui nad ei ole seadusega keelatud, siis nad on lubatud, eks. Ta muutub tegelikult suhteliselt kiiresti, suhteliselt igavaks. Aga ma ei taha siin millegi poolest nagu maha teha neid, kes praegu nii-öelda reklaami valdkonnas tegutsevad, sest et seal on nagu väga palju väga cool inimesi ja kuna ma õpetan Tallinna Majanduskoolis ka turundust iseenesest, turundust olen õpetanud tegelikult aastast 2007. Alguses Mainoris, siis pärast Tallinna Majanduskoolis, et kogu aeg on mingisugune õpetusmoment nagu juures olnud, mis tähendab, et sellest hoolimata, kas ma nüüd töötan või ei tööta selles vallas, ma proovin ennast kursis hoida. Aga selles mõttes sa oled selle matsonduse ja mehelikkusega tegelenud kunstis. Ja miks ma juhtisin võib-olla sinna kauboi kapitalismi juurde, et toonane kuvand läbilöögist oli ikkagi nagu ultra macho või isegi kui sa nagu mainid neid inimesi, kes sulle tol hetkel olid sümpaatsed, kuidagi alt üles vaata panevad, Kaur Kender juba iseenesest, et kas on võimalik veel alfamat nagu tegelas sinna ette kujutada. Ma just hiljuti käisin vaatamas lavastust, mis oli tehtud sest Onu Bellast, Onu Bella tähestik. Ja seal ka vaagiti selle üle, et mille pärast siis oli Bellale vajalik see suure panomehe kuvand, aga see lihtsalt oligi lihtsalt sel hetkel 90-ndatel mööda pääsematu. Et need, kes selles ilmas enne sind seda ilma kujundasid, olid ikkagi nii-öelda mehed, kes ikkagi vedasid oma mune järellohisedes järgi. It takes brass balls to sell real estate. Absoluutselt. Ja võibolla see kindlasti mängis ka mingit rolli, sest ma tegelikult ei tundnud ennast kunagi
koduselt seal või noh, selles mõttes ma ei ole suutnud kunagi olla mingi alfa isegi siis, kui ma tahan. See, et minus on vähe sellist alfa mehelikkust, see on tõdemus, milleni ma olen jõudnud võib-olla mõnevõrra ka hiljem, eks, et mitte kohe. Sest noorest peast sa ikkagi ju tahad. Sa tahad ju olla tegelikult mingisugune, ma ei tea, kas nüüd tingimata juht, aga vähemalt aktsepteeritud selles nii-öelda, mis see nüüd on, see punt või see karjas. Kui sa oled olnud 90-ndatel teismeline või väljakujunev inimene, siis ega muud kuvandit ei olnudki. Et sul ei olnudki muud eeskuju iseenesest, jah, et sul ei olnudki millestki muust nii-öelda eeskuju võtta. Minule on alati meeldinud näiteks ulmekirjandus ja siis ulmefilmid, kus siis räägitakse 20 aastat tagasi juba või kas või võtame Asimovini tagasi, eks ju, Foundation, eks, et Foundationi see psühhoajalugu ju olemuselt ei ole midagi muud kui suur andmete manipuleerimine, millega tänapäeval tegeletakse. Asumi liin on tal olnud kõige paremini ettevaatav inimese ajaloo osas ja see oli väga huvitav minu jaoks. Mis seal? Seal oli see, et Galaktiline impeerium oli parasjagu lagunemas ja oli üks matemaatik, kes oli välja mõeldud sellise teadusharu, mida ta kutsus psühhoajalooks, mis võimaldas siis ennustada suuri ühiskondlikke trende. Ta ei võimaldanud ennustada seda tulevikku nii-öelda üksikisiku tasandil küll, aga kui sa paned piisavalt palju inimesi kokku, siis tekivad trendid ja oli võimalik neid ennustada. Ning tema seal nägi, et kui me lähme samamoodi edasi, nagu me praegu lähme, et siis maailm saab otsa või see, et tuleb suur langus sellel galaktilisel impeeriumil, mis kestab mingisugune 10 000 aastat või mingisuguse väga suure ajaperioodi. Aga juhul, kui te lubate mul teha ühe pisikese asja, et ma teen ühe väikse koloonia kuskil sinna eemale, me üldse teid eriti ei puuduta. Et siis me suudame seda aega vähendada umbes 1000 aastat. See on umbes selline, nagu see põhimotiiv tal oli. Ja see lugu iseenesest ta kestabki seal üle mitme 1000 aasta. Küllaltki episoodiline. Aga et seda tüüpi visioonid kõnetsid mind kordades rohkem kui võib-olla mis tol hetkel veel populaarsed olid, eks ju, seal see Dazed and Confused, eks ju, kus on sul Matthew McConaughey istub enda lahtises autos ja ütleb, et high school girls. Vaatad ja muheled, aga ma ei näinud ennast seal autorooli taga. Küll aga ma tahtsin näha ennast seal kuskil mingisugusel kuradi tähtede vahel planeedil toimetamas mingite matemaatiliste numbritega näiteks. Ega ta ei olnud ka väga erinev ju kunstimaastikust, kui ma ise läksin 2007 läksin EKAsse õppima, siis nii-öelda, ei taha öelda gerontide front, vaid ikkagi see, kes olid selle ajal tegijad, et need olid ikkagi alfad. Et sa olid näha, et need inimesed olid väga, millest see alfasus kuidagi välja tuli, oli see, et nad olid hästi intensiivsed. Et Jüri Ojaver on lihtsalt, ta on üliäge, aga ta on lihtsalt nii intensiivne, et sa väga pikalt vastu ei pea. Või ongi Laapin, samamoodi Vilenkünnap, need on need suured egod, need on need suured inimesed ja üheskoos tunnistatakse, et need inimesed on geeniused. Sealt on tulnud väga palju ägedaid asju ja see kahtlemata see intensiivsete inimeste enesekindlus mingite asjade läbiviimisel. Et see on selles mõttes eeskuju vääriv. Mulle see väga meeldib, aga tõenäoliselt need vanad mehed on praegu sama suure eksistentsiaalse kriisi ees nagu väga paljud teised. Nad ühtäkki vaatavad, et maailm on muutunud ja võib-olla neile isegi ei meeldi see suund, kus maailm on muutunud. Et seda on raske öelda, aga nad tegelikult ei ole enam selles positsioonis, mis nad olid tol hetkel, kui oli nende tippaeg. Selle kohta kunagi ma lugesin ühte päris huvitavat artiklit, mis rääkis ühest tüpaažist, kes on vaata nii põhikoolis kui gümnaasiumis on vaata need tüübid, kes on justkui veidikene vanemad, et nad nii-öelda käituvad veidikene vanematena kui teised, kes tema klassis käivad ja ta hängib mingi klass või paar klassi vanemate tüüpidega ja see teenib talle respekti. Aga mingi ette jõuab selle kas siis 9. klassi lõpuni või siis 12. klassi lõpuni, kus järsku sa oled olukorras, kus enam ei ole seda, et enam levelid on otsas, et lõpubossid on ära olnud ja siis neil tekib mingi eksistentsiaalne kriis, sest sul ei ole enam seda sisse harjunud treppi, mis on 12 aastat olnud, mille kaudu saad olla veidikene vanem, targem ja justkui kogenum ja rohkem läbi elanum kui teised
sinu vanused, et mul veidikene on jah tekkinud sellega sama tunne sellest nii-öelda, kuidas öelda, kurunduses. Et lihtsalt, kuna see kurundus seisneb selles, et keegi teine sind tunnistab kuruna, siis mingi hetk see, noh, kui mingi hetk noored enam ei tunnista sind kuruna, siis sul lihtsalt by default kukub see staatus nii koheselt, et sa ei saa isegi aru, kui sa oled, noh, teisel ja siis tekivad tasandil. igasugu sellised pettumused ja solvumised, eks ju. Aga see kurundus on, noh, nagu sa isegi ka mainid, see on praegu tegelikult päris põhjalikult muutumas iseenesest. Aga et minul on tekkinud selline nii-öelda hüpotees või aforism või lause, et kõik kultused kulmineeruvad inimohvritega. Et ja kunstniku kultus või kurukultus ei ole väga palju erinev mingisugusest, noh, nii-öelda usukultusest olemuselt. No olen näinud ikkagi üksjagu selliseid väga kultuslikuks peetavaid kunstnikke, kes tegelikult on, noh, jobud. Et noh, nad ei ole head inimesed end ümbritsevate inimeste vastu. Ja tundub, et see nagu tänapäeval on muutunud parameetriks, mida nagu järgida, eks ju. Et tegelikult võiksid olla normaalne inimene. Ja see mulle sobib selles mõttes, et see on kogu aeg, see on umbes see, et mulle tegelikult selline filosoofia on kogu aeg nagu istunud. Et pigem on see, et minus ei ole kunagi olnud verejanu selleks, et pürgida esile. Väga hea, mul sai jõlu otsa, ma pean minema uut. Jah, väga hea, ma saan ka kontrollida siin. Aga seda alfa ja beta ja gamma ja delta juttu me ei aja ju siin lihtsalt sellepärast, et see nüüd jubedalt hingel oleks, või noh, hingel on ikka, aga noh, sul on see nii palju hingel olnud, et ka see näitus mingil määral räägib sul, mitte nüüd see näitus nii palju, su lõputöö oli nagu eriti sel teemal, aga ikkagi see siukene mingisugune korporatsioonilik ja mingisugune siukene nagu jõupositsiooni võtt käib ka sul sellelt sõlmede näituselt läbi. Jaa, et seal on, ma olen selle proovinud kokku võtta mingisuguse sellise märksõnaga nagu võimukosmeetika. Et ja noh, mehelikkus on osa nagu nii-öelda võimust, et noh, see oli see, kust ma seda nii-öelda lõputöö nagu pullimunasid nagu aretama hakkasin, eks ju, et juhtida tähelepanu justkui sellele, et väga paljud need asjad, mida me peame justkui oluliseks ja sisuliseks, on tegelikult kosmeetilised ja vormilised. Et ja kaasa arvatud see praegune nii-öelda ühiskonnakord, mis siis põhineb nii-öelda tarbimisühiskond, kapitalistlik tarbimisühiskond, et see on samuti meil tegelikult lõpptulemusena kokkuleppeline. Ja ütlus, et süsteem on nagu nässus, aga meil paremat ka pole, see on lihtsalt nii-öelda käte üles tõstmine ja loobumise tunnistamine, millega noh, võib-olla ma siis nagu, mille vastu ma protestin või millega ma rahul ei ole. Et noh, mis mõttes on asjad nagu kehvasti, mõtleme siis nagu välja, kuidas saaks paremini olla. Et noh, et miks siis näiteks korporatsioonid või poliitikud või need, kes mingit asja määravad, miks nad siis ei tegele tingimata sellega, et kuidas asju korda teha, või tegelevad sellega, et noh, nii-öelda status quo'd säilitada või et kui midagi korda teha, et siis piirduda sellega, et enese positsiooni nii-öelda parandada. Et piirduda iseenesega. Räägi veidike sellest silmuse terminist, sa kasutad seda seal ka. Silmust on kasutatud praegust ju väga palju erinevatel viisidel, erinevates kontseptsioonides. Silmus on ju ka siukses posthumanismi teemas praegust hästi kogu see võrgustumine, mingid kohtumised, aga sinu silmus on kuidagi teistsugune. Natuke teistsugune. Minu see tegelikult selline algne mõte oli selline ingliskeelne termin nagu feedback loops, ehk siis nagu tagasiside silmus, mille üheks näiteks on selline kõige klassikalisem näide, millest ma ka enda seal näituse tekstis minu meelest esile toon, on siis see, kuidas inimesed kuule jõudsid, et
Jules Verne kirjutas 1864 vist 65 kirjutas raamatu, et kuidas lennata kuule ja seal ta kirjeldas seda, et paneme inimesed kahurikuuli sisse ja tulistame ja siis nad jõuavad kuule. Ja siis see inspireeris siis sellist saksa teadlast nagu Hermann Obertit, tegelikult teisi ka, et seal see lugu on natuke pikem, ma teen hästi sellise lühikese kontsentreeritud kokkuvõtte sellest. Inspireeris siis Hermann Obertit, kes hakkas siis arvutama, et kui kõrgele selle kahurikuuli peaks viskama selleks, et ta siis tegelikult ka nii-öelda orbiidile jõuaks, et ta enam maale tagasi ei kukuks. Ja siis tema arvutustele tuginevalt siis tema õpilane Werner von Braun hakkas siis tegelikult reaalselt neid rakette ehitama, mis siis tipnes sellega, et inimesed siis 69. aastal jõudsid kuule Werner von Brauni ehitatud raketis Saturn 5. Et kuskil 100 aastat võttis aega, tänapäeval need silmused toimivad oluliselt kiiremini, aga et tegu ei ole ka tegelikult päris sellise nii-öelda umbkaudse terminiga, vaid see on sellises ulmefilmide produktsioonis üsna tavapäraselt levinud termin, mis räägib sellest, et kui sa nagu, production design siis ühesõnaga see valdkond, et need asjad, mida me nagu filmi jaoks teeme, et need, kui nad on piisavalt inspireerivad, siis mingi hetk nagu jõuavad päris ellu. Et üheks selliseks heaks näiteks on näiteks need mobiiltelefonid, et mis on suhteliselt otseselt inspireerunud Star Treki nendest nii-öelda kommunikaatoritest, mis neil olid, pisikesed jublakad käes, mille kaudu nad suhtlesid siis omavahel ja suhtlesid laevaga. Ja et üldiselt need igasugu insenerid ja need inimesed, kes nende asjade väljamõtlemisega tegelevad, nad kipuvad olema samuti sellisest ulmekirjandusest huvitatud ja kuskilt nad peavad nagu inspiratsiooni saama. Ja siis seal ongi see, et tegelikult et algsed nii-öelda inspiratsioonipuhangud tihtipeale tulevad siis kultuurist või kirjandusest või filmist või neid hoverboard'e, mis seal Back to the Future, neid proovitakse. On ikka kõvasti ikka üritatakse. Ja ikka proovitakse. Kas seda vaja? Ei ole, aga ikka proovitakse. Ikka jälle keegi tuleb mingi peaaegu töötava asjaga välja. Et seal ongi see, eks, et ega need silmused võivad olla nii ja naapidised, eks ju, et nad võivad viia kuhugi stiilis mobiiltelefon, mis on nüüd meil kõikjale, valitseb kogu inimkonda. Aga vahetevahel tulevad nendest silmustest ka need hoverboardid, mis tegelikult ei vii kuhugi ja millest ei saa midagi, eks, aga et võib-olla jätkuvalt proovitakse midagi teha, aga kas siis nagu ei vii kuhugi või suisa võib sealt midagi nagu negatiivset välja tulla või mingit sellist asja, mis ei ole nagu hea ja kasulik, Ja minu silmuste näitus justkui tahakski nagu tähelepanu juhtida sellele, et see, mis meie kunstnikena teeme, et need ei ole tegelikult tingimata lihtsalt mingid vormid või mingid mõtted või asjad, vaid neil on väga tihti mingisugune maailmavaateline seos või taust küljes. Kas meie endi pandud sinna või siis publiku poolt sinna omistatud. Ja need võivad avaldada mingisugust mõju, mida me täna ise ei suuda isegi ette ennustada. Vahetevahel me suudame ette ennustada, vahetevahel me ei suuda ette ennustada, aga need mingisugused nii-öelda lainetused, mis lähevad tulevikku, võivad olla sellised, mida me võib-olla ei taha esile kutsuda. Hetk mul seda näitust ette valmistades või enne seda, kui ma ka näituse teksti hakkasin üldse nagu mõtlema, oli siis, kui ma vaatasin Frank Stevensoni kes on üks autodisainer. Ühesõnaga kogenud mees teab, millest räägib ja väga hea disainer. Ja tema võttis tükk aega selleks, et kirjutada või nagu teha selline YouTube'i review sellest Tesla Cybertruckist. Ja tema kriitika siis Cybertrucki vastu oli siis peamiselt selles, et vaadake, kui me võrdleme seda, et esteetiliselt ta on nagu kiiludisain. 80-ndad retrofuturism, eks ju, ja justkui seal mängib selle nostalgiale. Aga et tema puhul on mingisugune asi, mis siis seda Frank Stevensoni hakkas häirima. Ja see, mis teda hakkas häirima, oli see, et kui sa vaatad neid 80-ndate kiiludisainiga tehtud autosid, siis need üldiselt proovivad esile manada mingisugust sellist utopistlikku tulevikku või pehmet, seda veluursisud. Võib-olla seal isegi rooli tingimata ei ole, eks, et inimesed istuvad koos autos ja lähevad kuhugi, ta on pehme ja kutsuv. Aga Tesla Cybertruck on kuulikindel, sees täiesti hall, näeb välja nagu mingisugune buss põhimõtteliselt, eks. Ja suured agressiivsed rattad, et ta on nagu küll esteetiliselt justkui selline 80-ndate retrofuturism,
aga ta räägib mingist hoopis teisest tulevikust. Ja ta räägib sellest tulevikust, kus superrikkad sõidavad enda kuulikindlate autodega ühe relvastatud valvega aia tagant teise relvastatud valvega aia taha. Ja tema küsimus siis oligi nii-öelda autodisaineritele või nii-öelda laiemalt, et kuulge, et kas see on täpselt see tulevik, mida me tahame esile kutsuda. Et kui me teeme juba mingisuguse ideeauto või mingi prototüübi või üldse mingisuguse ükskõik mis teose, et siis kas me mõtleme tihtipeale sellele, et mis tulevikku see konkreetne teos esile kutsub? Et mida see nagu konkreetne asi esile manab? Et millise reaktsiooni ta inimestest tekitab? Ja see pani mul nagu mõtlema selle peale, et kurat, et sul on õigus, eks ju, et ega see ei piirdu tegelikult ainult nende ideeautodega, vaid see on läbiv kogu kultuuris ja kogu loomingus. Mis tulevikku toob esile see, ja see ei ole ainult kunstnikele, vaid ka me tavaliste inimestena, eks ju, et kui me mingeid tegusid teeme, et millist tulevikku aitab see nii-öelda esile kutsuda, mis on see endgame, mis on see lõpptulemus, kuhu me sellega jõuame nagu. Aga need asjad, mis sa sinna oled teinud, no kui ma sinna sisse läksin, siis enamik on seal 3D prinditud, aga on ka hõbedast ja pronksist. Ja kui ma sinna sisse läksin, siis see esteetika neil asjadel meenutas mulle mingisuguseid filme, mida ma muidu ei vaata, aga mida ma olen näinud kuskil lennureisil või pikemal bussisõidul seal vastas oleva istme seljatoe ekraanist. Mis need on olnud siuksed nagu Hunger Games ja siis oli mingi labürint, kus sa viid jooksma ja kõikide nende pahalaste suurkorporatsioonide logod, mis veidikene meenutasid ka mulle mingit Firefoxi ja Tinderi logo ja neid asju, aga nad olid alati ikkagi selles, mitte selles nagu Tinderi logo esteetikas, vaid just see, mis seal see labürindiga oli, üks suurkorporatsioon nimega Wicked vist. Et ta meenutas mulle siukest nagu veidikene naiivse kogupere düstoop-ulmeka suurkorporatsiooni logo. Ja sa päris hästi nagu lugesid välja. Ühesõnaga, siin on jällegi paar momenti, et üks on see, et seal on kindlalt selline tehnofašism, ütleme sees. Ja ta selgelt selles mõttes on nendest samadest Hunger Gamesi tüüpi asjadest inspireeritud. Aga miks see... Hunger Games, ma ise tegelikult ma ei ole Hunger Gamesi näljamängusid ülemäära vaadanud, aga mulle tegelikult meeldib seda tüüpi filmi vaadata, sest et minu üks varajasemaid või esimesi armastusi kultuurivaldkonnas on selline asi nagu matte painting. Ehk siis filmide nii-öelda taustamaalide tegemine ühesõnaga, et ulmefilmidel, Star Warsil näiteks, eks ju, et sul ei ole nagu võimalik kogu seda keskkonda teha, et siis osa sellest keskkonnast maaliti siis klaasalusele, mis siis põhimõtteliselt ühendati, kaameraga filmiti nagu nii-öelda esiplaani, kus siis inimesed jalutasid, tagaplaanil oli siis see nagu maal, mis siis pärast lõpptöötluses kokku pandi. Ja seal on nagu olnud väga palju ägedaid kunstnikke, kes on mulle meeldinud ja kes on nagu mõnes mõttes aluse pannud selle ulmeesteetikale. Ja see ulmeesteetika ongi siuke naivistlik alati, ta on siuke tehnonaivism, ütleme niimoodi. Et ta on alati natukene lihtsustatud aga et tema puhul võib-olla see lihtsustatus ongi see, mis mind nagu võlub või kõidab. Need mulle lihtsalt isiklikult meeldivad. Ja ma proovisin seda nagu nii-öelda vormiliselt sinna nagu üle kanda ja ta tegelikult sobis minu selle näituse teemaga samuti väga hästi, sellepärast et enamus nendest ideedest või nii silmuse aluseks olevatest ideedest kui ka nendest, mis nagu nendest saavad, nad põhinevad klišeelikkusel. No osad asjad olid nagu puhtalt logod. See oli nagu sa ütlesid, see olid hästi logod. Siis mingi hetk tekkis sisse see siuke veits Kalev Mark Kostabilik inimfiguur seal, kes oli siis mingis pateetilises poosis ja lõpuseina, seal tagaseina siis oli vasakut kätt oli siis vist 11 embama hakkav paar ja paremal pool oli siis üksteisest nagu lahku minev.
see munast ma räägin paari sõnaga, et tegelikult see on üsna konkreetne referents sellise autori nagu Jean-Giraud Möbiuse teosele Inkal, kus oli selline tegelane nagu Emperoress, ehk siis, et kaldkriips, mingisugune ideaalne androküün või midagi niimoodi, ühesõnaga mingisugune geneetilise manipulatsiooni tulemusel tekkinud mingisugune tegelane, kus oli mees ja naine üheskoos, eks ju, kes siis nagu olid mingisugused nii-öelda maailma valitsejad. Et seal tegelikult ei olnud kostabilikkust, aga et see on nagu, ta on lihtsalt nagu hästi selline obskuurne referents, et Inkal on mul üks lemmik koomikseid, millel on natuke pikem taust, on nagu see, et kunagi Jodorowskit palgati selleks, et teha Düüni ekraniseeringut ja ka tema visioon ja tema omakorda palkas abiks endale Jean-Giraud Möbiuse, kes oli nagu koomiksikunstnik, Prantsuse üks suuremaid koomiksikunstnikke ja nad hakkasid selle kallal tööd tegema, aga siis üks hetk siis produtsendid leidsid, et ei, et sinu visioon on liiga suurejooneline, mida ta ka oligi, jumal tänatud, et seda Düüni kunagi ei tehtud, sellepärast et see oli täiesti batshit crazy nagu ja Jodorowsky ei olnud ise kunagi Düüni läbi lugenud, mis on kõige hullem selle juures, eks. Aga ühesõnaga poisid jäid töötuks ja samal ajal oli veel palgatud sinna selline mees nagu Dan O'Bannon eriefektidega tegelema. Ja Dan O'Bannon jäi ka töötuks, noor mees, nagu ta tol ajal oli, läks enda sõbra diivanile ja depressiooni langes ja hakkas kirjutama ja kirjutas stsenaariumi sellisele filmile nagu Alien. Ja samal ajal siis Jodorowsky ja Möbius, kes siis koos nii-öelda leidsid teineteist, nemad siis kirjutasid sellise koomiksi nagu Inkal, mis on nagu väga äge ulmefantaasia. Seal on mingi hull gigantide värk, sest Düünile ju lõpuks tegi HR Giger minu teada kujunduse. HR Giger tegi Tulnuk. Ja, et see ühendus on täiesti olemas seal, et Giger tegelikult samuti tegeles selle algse Düüniga ja sealt ta sai tuttavaks Dan O'Bannoniga ja Dan O'Bannon siis ühesõnaga kirjutas stsenaariumi välja ja stsenaariumi võttis üles siis Ridley Scott, kes hakkas seda siis tegema ja siis Dan O'Bannon ütles põhimõtteliselt, et kuule, et mul on üks kunstnik, kes tõenäoliselt oskaks teha selle kõige parema Alieni. Et see umbes siuke dünaamika seal nagu aset leidis, et sellest maailma kõige crazy'mast filmist, mis kunagi ei saanud toimuma, et sellest on tegelikult olnud nii palju ülejäänud nagu häid asju. Mis on ka nagu natuke täiesti legendaarseid asju, jah, mis ka nagu natuke räägib mingitest silmustest, eks, et osad silmust ei viigi kuhugi, aga võib-olla nad viivad kuhugi hoopis mujale. Okei, aga tegelikult see üks aspekt esteetiliselt, enne kui me sauna läheme, et seal korporatsioonid on, siis Mööbius on see inimfiguur on, ja siis kolmas selline esteetiline detail selle inimese ja korporatsiooni kõrval on siuke nagu võsastumine või juurdumine või jätkete ajamine. Seeneniidistik. Jah, okei, seeneniidistik. See on seeneniidistik. Tegelikult selles mõttes, et antud, seal ta on juured, kõik need tegelikult, selles mõttes toimivad ka paralleelina. Nende tööde puhul mul oli konkreetseks eeskujuks seeneniidistik, mykoriisa, ehk siis. Et seened on nagu jube ägedad organismid ja ma olen nende kohta nii-öelda proovinud lugeda ja teada saada. Ja praegugi ühte raamatut loen, see Merlin Sheldrake'i suurepärane teos sellest, kuidas seened muudavad maailma. Tallinna ülikool vist. Tallinna ülikool andis selle ka välja, mul on see ingliskeelne variant olemas. Lihtsalt kirjutatud raamat, selles mõttes sellele vahetkumas keelest loed, hästi huvitav raamat. Aga ühesõnaga, et seened mulle väga pakuvad huvi. Loomulikult minu nagu teadmised nendest on miniatuursed jätkuvalt, sellepärast et ka esiteadlaste arusaamad seentest on veel jätkuvalt väga-väga väikesed ja nad on nagu teaduse mõttes kuidagi justkui nagu, mitte nii suure tähelepanu all kui need nähtavad objektid. Aga kõik see, mis nendega kaasneb, on nagu lihtsalt väga huvitav ja väga raju, eks ju, et kui sa hakkad mõtlema selle peale, et nagu seenevõrgustik, mis ta nagu olemuselt on, et seenevõrgustik, kes omavahel vahetab informatsiooni,
võrgustik, mis vahetab informatsiooni, sealt on nagu sellise nii-öelda inimese sarnasuse juurde, noh, mida me inimestena kipume tegema, eks ju, sul on väga lihtne sealt leida järeldus, et äkki see on mingisugune hiiglaslik aju, mis on maa all, eks. Ajud, mis on maa all, kes valitsevad maailma, eks, et noh, noh, need on muidugi selles mõttes sellised nagu liialdused, millesse ei tasuks laskuda, sellepärast, et tegu on nagu absoluutselt teistsuguste organismidega kui inimesed, et need, noh, meil ei ole võimalik need inimestega võrrelda, aga seal need mõttekohad, kui sa neid hakkad nagu mõtlema, need on nagu hästi paeluvad minu jaoks ja need olid konkreetsed, need on nii-öelda seenevõrgustikud, mis võiksid rääkida midagi natuke sellest, et need asjad, mis pinna all on, et need tegelikult mõjutavad meie maailma rohkem kui need lihtsalt vormistatud logod. Kuigi minu jaoks seal logode ja nende seeneniidistik, no kui sa nüüd praegu ütled nende seeneniidistikud, siis noh, täiesti usutav. Aga kui sa räägid sellest suurest ajust, mis on kuskil pinna all, millest me võib-olla noh, adume oma igapäeva sai mingit väga väikest osa, siis mulje tekitab selle suurkorporatsiooni naivistliku logoga hoopis selle tunde, et noh, ka suurkorporatsioonid on nagu seeneniidistikud. jah. Põhimõtteliselt, kui me nüüd järgime või noh, jälgime ja seda... kõik suurorganisatsioonid, riigid ja kõik sellised, jah. Et kui me nüüd liigume kõiki oma šokolaade ja nätsusid ja pesupulbreid pidi, siis noh, me jõuame mingi väga käputee, mis maailmas oli mingi 5 või palju neid suurkorporatsioone oli, kelleni... keda nad kõik, kes kõike omavad nagu. Jah, et pigem tekkis nagu see praegu. Ja see on teine üks selline mõte, mis mul on kogu aeg nagu tagaajus olnud, mida ma siis ka nagu noh, enda oskuste kohaselt proovin väljendada, on siis see, et kui me vaatame, kui me läheme seentest natuke kõrvale, vaatame näiteks putukaid, et noh, termiidid näiteks on suutnud teha arhitektuurselt väga peeneid asju. Ja väga püsivaid asju, et noh, et on ju olemas termiidikolooniaid, mis on mitu tuhat aastat, 2000 aastat vanad seal, eks ju, et ja nad on ja nende nii-öelda arhitektuurne läbimõeldavus on samal isegi tegelikult tihtipeale kõrgem kui tänapäeva nii-öelda arhitektidel, et neid võetakse, seda mehaanikat, kuidas nad on ehitanud, võetakse tänapäeva maju kujundades eeskujuks, et kuidas õhk liikuma panna ja kuidas on nagu kuidas lahendada loomuliku ventilatsiooni küsimusi. Ja tegu on ju noh, nii-öelda ajuvõime poolest olematute objektide, no nagu entititega või grupiteadusega, jah. Ja nüüd minu mõte nagu ongi selles, et noh, et tegelikult inimesed on samuti potentsiaalselt võimelised olema sellised nii-öelda tarumõistuslikud. Inimkond on põhimõtteliselt tarumõistus ja kui need putukad suudavad luua nagu selliseid objekte, et siis meil oleks potentsiaal luua nagu noh, põhimõtteliselt jõuda tähtedeni. Ja noh, võib-olla siin ongi selline raske küsimus, et no miks me siis ei ole siin jõudnud, miks me tegeleme sellega, et me rikume enda keskkonda ja enda maailma, et kuidas me nagu ei suuda ennast sellest siis nagu lahti kiskuda. Et me oleme põhimõtteliselt inimkonnana, me oleme nagu hunnik termiidikolooniaid, kes on omavahel tülis. Hunnik termiite, kes on omavahel tülis isegi suisa. Me ei ole jõudnud isegi sinna kolooniani väga täpselt. Mis omakorda toob mulle sellise mõtte, et võib-olla see nagu inimteadlikkus ei olegi meil eelis, vaid võib-olla see on nii-öelda handicap. Et võib-olla see on tegelikult koormis eesti keeles just. Jah. Et võib-olla see on meil puuduseks näiteks. Et me peame ennast nagu küllaltki olulisteks, aga noh, võib-olla oleks nagu mõtet võtta, et me ei ole. Ma kuulasin hästi huvitavat Tööülikooli loengut, kus Kristjan Korjus rääkis tehnoloogiast ja inimeseks olemisest. Ja tema tõi seal väga huvitava hüpoteesi, mille panin kohe kõrva taha, eks ju. Tema ütles, et tehnoloogia, kogu aeg iga uus tehnoloogiline kiht on muutnud inimesi vähem eriliseks. Et kõik asjad, mis nagu, kõik tehnoloogilised sellised nii-öelda leiutised või asjad, mis on tulnud, et need muudavad inimesi justkui nagu noh, geneerilisemateks ja võtavad meilt mingisuguseid rolle ära ja nüüd on see jõudnud põhimõtteliselt ju kunstini, eks ju. Et paljud asjad, mida me mõtlesime, et see on ainult inimesele ainuomane, et ainult inimene saab sellega hakkama.
ja siis tuleb robot, kes saab sellega paremini hakkama. Noh, loomulikult on palju kujutavaid kunstnikke, kes on praegu sügavas eksistentsiaalses kriisis ja räägivad sellest, et kuidas nüüd on põhimõtteliselt kunst on nagu läbi saanud ja nüüd enam mitte midagi nagu lootust enam millekski ei ole. Ja noh, võib-olla neil nagu osadel argumentidel on nagu tõepõhi all, eks, et seal ei ole, me ei hakka neile siinkohal ka vastu vaidlema, aga point on selles, et tegelikult see, et me inimestena saame üha vähem ja vähem olla erilised, see võib olla suures pildis väga hea asi. Et see võib olla tegelikult, meil on vaja võib-olla seda, et meid tuuaks maa peale ning lõpetatakse ära see müüt sellest, et inimene on nagu eriline. Et me tegelikult ei ole liigina erilised, me ei ole nii-öelda intellektuaalselt erilised ja võib-olla me ei ole ka inimestena erilised. Et ja see võib tunduda siukse nagu morbiidse nagu tõdemusena, aga minu meelest see on pigem nagu vabastav, teatud mõttes nii-öelda võimestav tõdemus. Et ta vabastab sind vastutusest olla see kuru, kellest me ennem rääkisime. Veidikene siuke Camus'liku tõdemuseni jõuab see, et Camus ka ju vabastas sind sellest inimese kohustusest, et sinu sünd ei olnud sinu vaba tahe. Järelikult sa ei ole mitte kellelegi mitte midagi võlgu. Sa ei pea mitte midagi nii-öelda kellelegi tasuma lihtsalt selle pärast, et sa olemas oled. Aga selle viimase, ma ei tea, aasta jooksul, ma ütleks, võib-olla kõige teravamalt, et nii kui tuli 3D printimine, siis paljud asjad olid kuidagi erilised lihtsalt tänu sellele, et nad olid 3D printitud. Siis mingi hetk tuli see nii-öelda pildigeneraatorite maailm, et mingi hetk oli ka huvitav ja põnev ja hetkel, kuna ta on niivõrd lihtsasti ligipääsetav, siis tema sattus tavakasutusse kulutulena. Et see, et ma nüüd küsin su käest selle kohta, et sul oli midagi 3D seal genereeritud, see ei ole nüüd üldse isegi nagu teema, aga sinu puhul on lihtsalt see, et sa oled seda teemat ajanud juba üksjagu kaua ja sa oled mingil määral üritanud seda panna ka mingisse veidikene filosoofilisemasse raamistusse kui lihtsalt kerge vaevaga saadud äge tulemused, mille jaoks sul oli vaja nüüd selle näituse jaoks need kavandid genereerida? Kaks asja. Üks on see, et nimelt needsamad see klišeelikkus. Et see on mõnes mõttes protest selle originaalsuse vastu või selle sama kurukultuse vastu. Et see on nagu üks asi, aga ma ei tea, kui ma ei ole nagu mingi selline see ka nii-öelda ristirüütel, kes nüüd võitleb siin kulude vastu, eks ju, et see on lihtsalt mingisugune pigem väike detail. Küll aga oli seal ka tegelikult puht pragmaatiline pool ja see oli nimelt selles, et ma tahtsin näha, kui palju on sellest pildigeneraatorist mulle kasu nagu reaalses töövoos. Sest ega ma sealt pildigeneraatorist tegelikult mudelit kätte ei saa. Mudeli ma pean ikkagi käsitsi tegema, ükskõik, mis ta nagu on. Ma tahtsin läbi mängida selle, et ma võtan nüüd nad enda töövoogu. Et minu tavapärane töövoog on siiski nagu väga-väga suures osas digitaalne. Ja see koosneb väga suurest hulgast erinevatest nagu tööriistadest, erinevatest pluginatest, erinevatest programmidest, mis siis nagu mida ma siis omavahel kombineerin ja sealt midagi kätte saada proovin. Ja siis ma tahtsin nagu näha, et kuidas, et üks asi on teha mingisugused pildid ja jutustada mingit lugu nendega, mis on ka nagu tegelikult väga äge rakendus nendele kõiksugu erinevatele generaatoritele. Aga teine on siis see, et kas tast on mul ka reaalselt nagu tolku mingite asjade puhul, mida ma päriselt tahaksin teha. Et see oli töövooharjutus, ütleme nii. Ja pluss siis see, et ta nagu kontseptuaalselt sobis nagu kogu temaatikaga kokku, sellepärast, et pildigeneraatorid olemuselt ei ole mitte midagi muud kui klišeede orgia põhimõtteliselt. Et nad on nagu, nad ju tegelikult on keskmiste keskmine. Keskmiste keskmine, jah. Aga et teisalt, nad minu silmis nad päris hästi siiski peegeldavadki seda,
mis on inimkond või kes me inimestena olemegi. Et see on nüüd natuke see vastukaal sellele gurukultusele, eks, et kõik kunstnikud peavad ennast suurteks originaalseteks kunstnikeks, eks ju, aga me siiski kõik tugineme mingisugusele olemasolevale kultuurikihile ning enda inspiratsioonidele ja rohkemal või vähemal määral, eks, ja Sirp, mida sa ei ole veel jõudnud lugeda, sest siia sõites sa alles võtsid selle postkasti välja. Või ei, see oli eelmine Sirp, Kaspar Jantsis, vaata. Jaa, vaat seda ma ei ole ka veel jõudnud lugeda, sest et see jäi mul minu saunas käigu ajal, ta oli mul naabri käes. Ma tavaliselt laenan enda Sirbid kõigepealt enda naabrile ja siis lasen temal need läbi lugeda ja siis ma nagu tulen ise ja siis ma hakkan neid saunas lugema tavaliselt. Aga räägi Jantsise loost. Jaa, Jantsis, seal öeldi ka, et see Jantsise viimane animatsioon, mida ta tegi, et seal on justkui viited sellele, lõpuks see viidete kohus on juba kümnetes ja kümnetes, et justkui nagu Wes Anderson mingil määral, see on see ja see on see. Et kas siis tõepoolest võtab nagu nii paljudelt nii-öelda varastab. Et siis ta ütles ka, et see kultuuris olemine ongi pigev siukses voos olemine, aga et kui sa varastad tõepoolest, või kui sa nii-öelda laenad või võtad kahelt autorilt midagi, siis see kuidagi joonistub hästi selgelt välja, siis see on varastamine. Aga kui sa laenad detaile 100 autorilt, siis okei, sul on mingisugused detailid võib-olla nähtavad, aga lõpuks ta moodustab sinu enda originaalsuse. Või et sa ise sünteesid sellest 100 autori asjast mingi asja välja. Minu jaoks pildigeneraator on samasugune nagu see ei ole enam 100 autorilt laenamine, et see on ikkagi miljonid ja miljonid. Jah. Pildigeneraatorid ei võta mitte kelleltki muud tegelikult tööd ära kui stiilis, ma ei tea, stock-fotograafidelt või nendelt inimestelt, kes teevadki pildivankast, kes tegelevad geneerilise materjali genereerimisega. Mis tähendab, et see on ideaalne tööriist turundusagentuuridele, reklaamiagentuuridele ja ma isegi olen juba kasutanud seda plakatite tegemisel siin ja kus kõik veel, eks. Kuigi mul sõber, kes töötab reklaamiagentuuris, ütles, et on jube sitt materjal selle jaoks, et saada seda, mida sa tahad. Ei, sa lõpptulemustelt ei saagi. Et isegi, et selleks, et mingit muud pooli kokku panna, et ta ei anna seda, mida sa tahad, et ta on ikkagi pigem nagu otsingutööriist. Ja, viskame sutsu leili äkki ka niimoodi vahelduseks. Aga et aga selleks, et kliendile muljet avaldada, selleks ta töötab. Selleks on piisav. Ja agentuuri töös on päris tihti on see, et sul tegelikult selleks, et nagu kliendilt saada jah-sõna sellele kõredi eelarvele, sul on vaja kliendilt seda vau-efekti saada kätte. Ja seda on suhteliselt keerukas saada niimoodi, et sa võtad Photoshopist mingisugused asju ja kulutad tunde selleks, et mingit Koit Toomet sealt välja Photoshopist kiskuda ja panna teda mingisuguse asja ette mingit objekti nagu kasutama. Aga ma jätkuvalt tuletan meelde, et see tehnoloogia on praeguseks ajaks 2 aastat vana. Esimesed pildigeneraatorid tulid umbes 2 aastat. Esimesed pildigeneraatorid nagu see Google Deep Dream tuli muidugi aastaid tagasi, eks ju, aga selle tulemused olid pehmelt öelda psühhedeelilised. Aga sellised nagu, et mis on nagu kasutatavad ja mis on nii-öelda laia tarbesse levinud, et selles osas ta on ikkagi nii verivärske tehnoloogia praegu ja ma olen täiesti veendunud, et 2 aasta pärast me siin räägime natuke teist juttu. Et see tehniline tase on jõudnud sinnamaani, et neid kasutatakse tavapärases workflows mitte ainult tootedisainis, vaid ka nii-öelda filmikunsti puhul ja praktiliselt igas etapis loomemajanduses. Aga see jätkuvalt ta nagu ei välista inimlikku kätt seal. Ta tegelikult ei paku sulle sellist asja, mis oleks kasutatav ilma selleta, et sul on inimene seal päriselt arvuti taga. Ja mis tähendab siis nagu nii-öelda või tööturu mõttes iseenesest seda, et tulevikus on ikkagi pingi, eelis on nendel inimestel, kes neid tööriistasid tunnevad ja kes on need moel või teisel enda nagu töövoogu sisse lülitanud või vähemalt oskavad sellega suhestuda. Ja kui sa lihtsalt rangelt protestid selle vastu, siis kahju, aga sind on põhjust kutsuda ludiidiks. Ja seal juures, neoludiidiks, eks ju. Ja seal juures nagu rõhutatult meenutades, et ludiitidel tegelikult oli õigus. Sest et ludiitide mässuga kapitalistid võitsid. Väga palju käsitöölisi jäi töötuks.
ja olukord sellise nagu haavatatuма osa tööelanike suhtes muutus olukord halvemaks. Et selles suhtes ei tasu ka nagu neid igasuguseid selliseid nagu nii-öelda hoiatusi päris üleolevalt kõrvale pühkida. Ja muidugi see, et noh, ega üksi käsitööne nendest ei jäänud selles mõttes tööta, et kui me räägime tööta jäämist, jah, et ta ei saanud teha seda, mida ta oli harjunud tegema. Aga tal oli mingi muu töö. Et mina olen jah olnud praegust tööturul 10 aastat. Nii, kus ma ei ole kuskil õppinud ega midagi ise oma palka teeninud ja ma ei ütleks, et minu elujärg oleks kuidagi nagu paranenud. Mul on kogu aeg jube palju tööd juurde tulnud. Mul on kogu aeg jube palju ka palka juurde tulnud. Minu esimene töökoht 10 aastat tagasi teenis mulle 300 eurot kätte kuus. Ma elasin üpris samades tingimustes kui praegu. Et hetkel ma saan sellest 3 korda rohkem. Aga minu nii-öelda töökogus on ainult suurenenud, aga minu heaolu ei ole suurenenud. Ei ole kasvanud, jah. Et see on nagu... inimkonna traagika samamoodi. Et tehnoloogia võiks ju meil tekitada rohkem vaba aega. Et see on ju see, mida meile lubati. Aga tulemuseks on tegelikult hoopis midagi muud. Ja sealt tulevad kõik need jutud, et kuidas oleks 4-päevase töönädalaga, eks ju, ja et me peaksimegi meenutama seda, et keskajal tegi inimene tööd 2 korda vähem kui praegu. Ja siin ei ole süüdi, mõnes mõttes on süüdi tehnoloogia, eks ju, see on see sama nii-öelda disaini ideoloogilisus, millest me nagu enne õues rääkisime selle Cybertrucki näitel. Aga selles ei ole ka süüdi need inimesed, kes siin nagu elavad, vaid selles on süüdi mängureeglid. Et mängureeglid on need, mis nagu kutsuvad esile nimelt seda, et ressursid koonduvad, et mingisugused iseloomuomadused on nagu näiteks needsamad macholikkus, eks ju, et see on nagu nii-öelda soositud. Ta jätkuvalt on tegelikult teatud ringkondades tänapäeval ikkagi see way to go, eks ju. Kui sa tahad ikkagi tippjuhiks saada, siis on sul väga keeruline sinna saada olles selline minusugune malvne pehmo. Malve. Ja mul ei ole ka tegelikult selleks erilisi... ma isiklikult leian, et arvutid on paremad juhid kui inimesed. Aga ühesõnaga, et mina näen, et probleem ei ole tingimata inimestes ja isegi mitte nendes tippjuhtides, et probleem on nendes mängureeglites, mis me oleme kokku leppinud. Ja need on selle aluseks, et meil maailm ümberringi nagu ei liigu nagu kõige paremas suunas alati. Ja selle tootlikkusega, kuhu ma tahtsin seda ka veidikene juhtida, on see, et praegust väga palju teksti ja väga palju visuaali toodetakse generaatoritega ja samasugune generaator on ju tootmisliin, Forte sellega seal alguses. Ja tänu sellele, et meil on lihtsalt niivõrd meeletu tootmine, meil on niivõrd meeletu tarbimine ja niivõrd meeletu jääk, siis on osutunud võimalikuks selline nagu maailm, kus on üpris suur hulk inimesi, kes elatuvad prügi tarbimisest. Ka Ragn-Sellisi puhul prügi äravedamisest, prügi sorteerimisest ja see prügiga ümberkäimine moodustab vägagi tugeva protsendi meie inimeste tegevusest. Et mind ei ole siiamaani kordagi see arvutiga genereeritud kunst pelutanud või pannud mind mingit ohutunnet tundma, aga mis mind on kuidagi teinud kibedamaks selle suunas, on see, et kui ma näen, kui palju seda toodetakse ja inimkond siiamaani toodetakse midagi keskpärast ja sa võid ju ükskõik mis sisuga teksti näiteks toota lõputus koguses, panna sisse prompti, et palun kirjuta mulle keskkonnaidealistlik pateetiline sõimuvalang, nagu see oleks kirjutanud 12-aastane teismeline, panna selle netti ja ega keegi ei tee vahet, et kas see oli 12-aastane või see on siis 20-aastane. Et lihtsalt see kogus, mis praegus paiskub, on lihtsalt suundumas sinna suunas, et ma lihtsalt kahtlustan, kas meil on
vaja nii palju junk'i toota. Ei, kindlasti meil ei ole nii palju vaja junk'i toota, aga tuletan meelde, et enamus digiprügist on siiski fotod, mis on tehtud tavalise telefoniga, mis on enda kunstiliselt väärtuselt täpselt sama suured nagu keskmine genereeritud pilt. Lihtsalt mingi hetk jõuame sellesse staadiumisse, kus ütlesid, et kui 2 aastaga on jõutud nii kaugele generaatorites ja sa paned võib-olla mingi klikki, ta teeb sulle 4 versiooni samast promptist. Ei no praegu sa saad juba patch'i panna ja siis sa teed seal, sa võid terve öö lasta talle erinevaid pilte genereerida. Aga kui ta saabki renderdada sul tunni ajaga 500 000 pilti, mis tõmbab lihtsalt mingi serveri automaatselt umbe ja sul on vaja suuremad serverid. Sa lihtsalt toodad mingit pilte ja mingit teksti, mida mitte keegi ei loe. Ja see lihtsalt tekitab mingit hägu ja segu. Siin on nüüd see, eks, et siin me saame rääkida sellisest kapitalismi positiivsest küljest. Et tegelikult üldiselt selle reguleerimisega tegelevad need teenusepakkujad. Et kui nad näevad, et see asi hakkab üle nende tehniliste võimekuste käima või see muutub liiga kalliks, et siis nad saavad ju alati kraanid kinni keerata. Sest et üldiselt need genereerimised, kui nüüd väikesed erandid nagu Stable Diffusion ja mõned veel välja arvata, siis ta ei toimu ju sinu arvutis. Et ta toimub ikkagi kuskil serverites, kus on piiratud arvutusressurss ja see piiratud arvutusressurss, meile kogu aeg tundub, et internet ning arvutid ja kõik see, et see on mingisugune midagi nagu piiramatut. Et ta on nagu nii suur, et see ei lõppegi otsa. Et no ja siis me naerame seal Mart Laari üle, kes ütles, et oih, et internet sai vist täis. Eks no loomulikult otakas ütluseks, aga seal on tegelikult rohkem tõde, kui me tahame seda tunnistada endale. Et ega ilma asjata ei tehta neid digiprügipäevasid ja seda, et kustuta ikka endalt nagu vanad asjad ära. Et see on selles mõttes, ta on tehniline küsimus ja see on see, kus tegelikult reaalselt füüsilised piirid on olemas. Need tulevad varem või hiljem ette. See põhiline kriitika kipub olema ikkagi selle nii-öelda vähese originaalsuse teemal, millega tuleb nagu nõustuda. Aga minu argument kipub olema siinkohal see, et see on tegelikult aeg peeglisse vaadata. Et need mudelid peegeldavad seda, kes me ise oleme inimestena, seda, kuhu inimkond on ise jõudnud. Et okei, siin on nagu 2 poolt, eks, et see keskmist ja keskmine on tegelikult päris okei. Et ta on nagu enamus juhtudelt täiesti nagu veenev. Aga teisalt nagu minu meelest ta ikkagi juhib tähelepanu sellele, et kas siis nagu sellist päris originaalsust, kui palju seda üldse on olemas, kas seda üldse on olemas. Ja no muidugi, vaat seal on ka, eriti kunsti puhul, kui me räägime ikkagi sinu loomingust kunsti kontekstis, siis kunstil on paratamatult mingi väärtus. Kui sa selle ära ostad, siis sellel on investeerimisväärtus. Sa pead suutma kedagi veenda selles, et see asi, mille sa teed. Pluss see ajaline väärtus, mis on läinud sinna selle asja tegemiseks. Et see inimene siis oleks nõus panustama oma rahaga selle omandamisesse. Et esimesed need siuksed 3D genereeritud pildid, mis said siukseks maailma kuulsaks, need on juba päris suurte rahadega ära ostetud. Mida aeg edasi, seda madalamaks see hind nagu praegu nad on täiesti stock-foto tasemel, et neid kasutatakse stock-fotos ja kuna nüüd Adobe tuli enda Firefly'ga välja, siis ka see liin on tõenäoliselt selline väheperspektiivne. Et mis nüüd sina siukse tehnoprogressi jutlejana arvad, et kõik see, mis on 3D prinditud, ajaga järjest väheneb oma väärtuses justkui, sest need, mis nagu algupool olid, need on piisavalt haik. Jaa, tähendab, ka 3D prindi puhul on ju see, et see on üks osa töövoost. Et ta tegelikult nii 3D print kui ka need pildigeneraatorid, nad ei ole asi iseeneses. Ja kui sa võtad neid kui asi iseeneses, siis nende väärtus tõepoolest ei ole suurem asi. Nende väärtus on umbes sama nagu mingi prinditud mutril, eks ju, mille sa teed enda selleks, et ma ei tea, motikal mingisugune jupp lendas ja nüüd ma prindin selle välja selleks, et asendada mingi, utilitaristlik, rangelt utilitaristlik eesmärk. Nad on ikkagi osa töövoost ning tegelikult lõpptulemus sõltub sellest, kuidas kunstnik paneb kokku need erinevad pusletükid ja need erinevad tööriistad selleks, et saavutada mingisugune lõpptulemus. Et ka seda tüüpi töö puhul ei tasu punkt 1 nagu seda nii-öelda originaalsust alahinnata esiteks, aga teiseks, isegi kui tegu on remixiga, siis remix on alati uus teos. Ja remix on samuti uus teos. Ja need räägivad kõik need remixid ja need remixid, kui neid hinnatakse publiku poolt moel või teisel, kas siis kõrgemalt või madalamalt, et siis see räägib tegelikult rohkem meie ühiskonna ja publiku kohta, kui siis nagu selle konkreetse kunstniku või nende tööriistade kohta, mida ta on kasutanud. Et tegelikult ju ka see looming, mis me teeme,
ka see suhestub maailmaga täpselt samamoodi nagu need suured pildimudelid suhestuvad maailmaga. Et nad ei ole asjad iseeneses, vaid nad on meie inimkonna nagu peegeldused, eks. aga kui me nüüd läheme, selles mõttes seda genereeritud loomingut on ju tehtud vähemalt 100 aastat siin kauem, kõvasti kauem veel, mis 100 aastat praegu lihtsalt räägin modernismi kontekstis sellest, aga kas või sama enne käis Kostabi läbi, kes ei maali oma maale, või lihtsalt genereerib maale isegi oma värve, mis värvid sinna maali peale tulevad, ja tihti peale ise ei vali, vaid see tööline, maalitööline, ta valib selle värvi lõpuks välja või lähme legendide juurde, Andy Warhol, kes lihtsalt kes ütles, et ma tahaksin olla masin. Ma saaksin, siis ma oleksin masin. Toodab nagu, aga ikkagi nendel asjadel on tekkinud praeguseks mingisugused kvaliteediparameetrid. Need kvaliteediparameetrid, need tulevad ju publikust. Jah, mida sa näed, mis võiks olla geneerilise kunsti kvaliteedi või milliseks võiksid kujuneda geneerilise kunsti kvaliteedi parameetrid? See piirdub täpselt, see on täpselt sama, mis on Kostabi puhul, mis on Warholi puhul ning see on kokkuvõetav sõnaga autor. Et kui autor on piisavalt, publiku jaoks piisavalt veenev, siis pole vahet, kas ta kasutab selleks pildigeneraatorit, mida teeb ka näiteks Tanel Veenre enda töödes. Tanel Veenre ei ole enda kunstniku staatust millegi poolest vähendanud sellepärast, et ta kasutab pildigeneraatorit. Et selle väärtuse, selle kunstilise väärtuse ei loo nii ehk naa ka varasemalt mitte tööriistad, vaid loob see autor, kes suhestub publikuga. Ja see kehtib ka nende samade pildigeneraatorite puhul. Et sa võid ju suvalisi pilte teha ja sa võid ka praegu olla tegelikult ju väga osav maalija, kes teeb nagu väga cool'e illustratsioone. Aga kui sa oled publiku jaoks tundmatu, siis sa oled tegelikult võrdsel pulgal selle inimesega, kes teeb neid prompte, trükib sisse ja väga vähese vaevaga loob pilte, mis on visuaalselt samal tasemel nagu see, milleks sina oled pannud tunde. Et ta peegeldab ühiskonna suhtumist autorisse. Need pioneerid on oma loomingu teinud ja kõrge hinnaga maha müünud. Kas me praegust oleme Monkey Mind staadiumis umbes nagu see ekskursioonil lähed ja pead kõik need, lähed Rooma, sa pead Pantheoni, Colosseumi, kõik need asjad nagu ära nägema ja siis sa võid alles hakata nagu ringi vaata, mis seal Roomas tegelikult on. Et mulle kohati tunne, et hetkel väga ei tule siukest nagu teravmeelset genereeritud kunsti, et see, millest me ikkagi räägime artiklite juures, on need varajased näited. Ükskõik, mis artiklit me loen. Iseenesest ka praegu nagu tehakse ju, kui sa nüüd foorumit jälgid, eks ju, seal on nagu ikkagi proovitakse teravmeelitseda, aga see on kõik nagu tegelikult igav. See on see, et paneme Trumpi musklitesse või paneme Bideni musklitesse ja paneme Trumpiga Paavsti sulejopesse, jah. Et see on juba olemuselt, ta on siukene, et okei, huvitav, ma polnud ise selle peale tulnudki ja sellega meemistandard, jah. Et ta näitab tegelikult seda, et nagu enamus kultuurist ongi liikumas selle meemistandardi poole. Heas või halvas, et ma nagu ma võin selle puhul nagu 10 halba külge nagu esile tuua nagu sina isegi, eks ju. Ja samamoodi nagu 10 head külge kunsti demokratiseerimisest ja kõigest sellest alates, et väikestuudiod saavad nüüd oluliselt kergemini mingisugust loomingut teha ja nii edasi. Aga et ta on siiski nii-öelda ühiskonna peegeldus, publiku peegeldus ja see meemiks muutumine, see on ju tegelikult protsess, mis ei sõltu pildigeneraatoritest, mis on ju tegelikult kestnud juba praeguseks hetkeks aastakümneid, eks ju, aga kiirenes muidugi sotsiaalmeedia tulekuga. Et jah, aga see, et nagu tähelepanu välp lüheneb, eks ju. Seda, et millised saavad olema tuleviku autorid, me näeme TikTokis ju. Et seda, ja see on ühtaegu hirmutav ja nalja tegev ja lõbustav, eks ju. Ja ta ei ole absoluutselt selline, nagu meile on ka näiteks koolis disainiteooria tunnis jutustatud. Et ta on tegelikult midagi hoopis muud. Ja seda me alles näeme, kuhu see asi on liikumas. Okei, teeme ühe uue ringi. Okei, aga kujutame nüüd ette, et sa oled ulmeautor. Muidugi järjest rohkem ulmeautorid hakkavad kirjutama tänasest päevast, sest nad ütlevad, et nad enam ei händli ära tulevikku.
et me teame, mis juhtus fotograafia tulekuga, kuidas kuulutati surma maalikunstile, mis juhtus kino tulekuga, et teater ikkagi vaatamata sellele elab, kuigi kardeti. Põhiline küsimus, et kas see vidin seadeldis abinõu areneb välja mingiks uueks kunstistiiliks. Kas sellest on võimalik aretada mingi uus suund, noh meil ju multimeedia on või need uusmeedia kunstiga, või ta lihtsalt saab, või ta lihtsalt haldab nii paljusid asju, et ta lihtsalt igale poole imbub sisse, et kino on ka muidugi nii teatris kui kinolinal kui telekas, aga no see on umbes sama küsimus, kui et kas kaamerast saab eraldi kunstistiil. Et kaamerast ju otseselt ei ole saanud eraldi kunstistiili, eks ju. Ja ka foto puhul on ju see, et vaid väike osa sellest on kunstiliselt kõrge väärtusega. Ja samamoodi filmide puhul. Aga me saame rääkida objektiivipõhisest kunstist. Saame jah, aga see on üsna nišš, eks ju, et siis me nagu räägime juba ka sellest näiteks, et Midjourney põhine kunst, eks ju, või mingisuguse peene tööriistaga. Mina näen teda ikkagi enne kõike sellisest tööriista vormist, ta ei ole nagu paika panev kunstistiili osas, aga ta juba praegu nagu mõjutab enamus kunsti või enamus nagu loome valdkondasid moel või teisel. Ja see mõju, kaasa arvatud ka tekstigeneraatorite mõju, see mõju ilmselt ainult kasvab. Kuni ma siiski ütlen seda, eks, et jätkuvalt, kuna need tööriistad on ennekõike nende tugevus seisneb kavandamises. Et siis ma tegelikult, mul on raske ette näha seda, et see tööriist muutuks millekski selliseks, mis on omaette žanr. Et ChatGPT-ga kirjutatud raamatud jäävad alati tõenäoliselt suhteliselt sellisteks magedateks. Ükskõik kui kaugele see nagu ka ei arene. Nad ikkagi tõenäoliselt vajavad seal inimtoimetust. Piltide puhul sama asi, et ja teisalt on seal see nagu inimlik sisend on ju iseenesest olemas nii selle nii-öelda mudeli sisu osas kui siis ka selle inimese osas, kes mingid käsud talle ette annab. Aga et ei, ma ei usu, et sellest saab mingi selline asi, et mis on nii-öelda eraldi seisev, et nüüd ongi nii-öelda arvutiga genereeritud kunst. Aga et ta kindlasti mõjutab, et ta nagu, temast saab nagu see seeneniidistik maal, et ta hakkab kõike nagu mõjutama moel või teisel. Foto ikkagi ju leiutati ja fotol on meil fotoosakond. Film leiutati ja meil on BFM. Kuid vabad kunstid kasutavad samuti nii fotot kui filmi. Ja nad kõik kasutavad seda, aga vaata ikkagi on igal sellel leiutusel ka oma see niši Okei, ma saan aru, kuhu sa siid. Suund. Ja ma arvan, et see rakendus saab olema enamalt jaolt nii-öelda kommertskunsti näol. Ehk siis, et need samad filmide storyboardid, reklaamiagentuuride tegevus, kõik see. Et ma ei usu, et ta kunagi saab näituse kunstiks hoolimata sellest, et ta näituse seintel nagu juba olnud, eks. No praegu ta minu arust näituse seinte sellepärast, et ta lihtsalt tekitab veel nagu mingites inimeses vau-efekti. Aga see on tegelikult praeguseks juba nagu, enam ta ei tekita seda vau-efekti, eks, et see on tegelikult praeguseks juba läinud aga et tema põhiline tugevus on enne kõike sellistes kommertsrakendustes. Et see, ja seal ma näen ka sellist tema nii-öelda rolli tulevikus kultuurimaastikul, ütleme nii. Sealt tuleb see järgmine nagu mingi kriitiline aspekt sinu loomingus, et kui me nüüd peale neid saunas käike hakkame seda asja kuskile poole suunama nii, et saaks ka lõpuks mingi sõlme peale tõmmata, siis siin vähemalt ma olen jätnud endale sellist muljet, et sind huvitab pigem see kontseptuaalne pool kogu selles või kriitiline pool kogu selles genereerimisel, kuigi sellega on ka lihtsalt, ma usun, ma ise veel ei ole, mul on see süütus kaotamata, et kuigi ma olen mõelnud aeg-ajalt, et ikka peaks nüüd tegema korra selle mingi saidi lahti ja vaatama, et kuidas see käib. Aga et
kuna see uudsus juba kaob ära, kui see aktuaalsus ei saa ära kaduda, sest ta kogu aeg teiseneb. Aga kuidas sa tunned, et kuidas sinu suhe sellega nagu muutub sel hetkel, kui ta lihtsalt on mingil määral töövahend, aga ta ei vääri enam justkui nagu seda kontseptuaalset kriitilist No ta väljendub sellena, et ma ei viitsi temaga tegeleda lihtsalt, mis on praeguseks juba ammu juhtunud. Et ma praegu võtan neid Midjourney või mingisuguse sellise tööriista. Ma jätkuvalt Midjourneyle maksan 10 eurot kuus, eks ju. Aga näiteks on mingisugune, ma ei tea, võib-olla märts või aprill oli selline, mille jooksul ma seal tegin võib-olla 5 või 6 pilti. Selleks, et teha Ennu Rattale plakat näiteks. Et võtta ta enda töövoogu, eks ju, aga et ma ei kasutada, kui ma algselt hakkasin temaga nagu tegelema, siis ta oli tõesti juba meelelahutuslik ja äge asi, eks ju, võtad veiniklasi kõrvale ja sa isegi ei pea ise genereerima pilte, vaid sa vaatad, mida inimesed on genereerinud ja need on nagu jaburad ja naljakad ja kihvtid ja lahedad. Ja siis ühel hetkel tekib see küllastus, eks. Et tegelikult neid kihvte ja ägedaid ja jaburaid asju on jätkuvalt huvitav vaadata, aga ühel hetkel sellest ei viitsi võib-olla enam neid vaadata. Aga mida peaks korporatsioonid erinevatele generaatoritele veel selgeks õpetama, et see entuka pauk tagasi tuleks või või nagu filosoofselt, mida võiks veel õpetada generaatoritele genereerima, et No praegusel hetkel on 2 nõrka kohta veel genereerimisel tehnilisest küljest rääkides. Üks neist on video ja teine neist on 3D, et teine on nagu mudelite genereerimine ja kumbki neist ei ole tegelikult ületamatu raskus, aga mõlemal neil on väga suur see pidur on ees, nimelt selle tehnilise arvutusvõimsus näol. Et maailmas lihtsalt ei ole nii palju arvutusvõimsust või see arvutusvõimsus on muutunud piisavalt kalliks, et seda nagu ei suudeta teha. Praegu on nagu esimesed jupikesed, mul on praegu ka näiteks üks video siin koos Taavi Varmiga käsil, kus me teeme Rein Rannapile ühte tema teose tausta, mida me siis arvutiga, nende generaatorite abil nagu teeme. Ja kasutades tööriistasid, mis siis nagu teevad nii-öelda liikuvat pilti. Nad on küll mõnevõrra algelisemad ja see tulemus ei ole seal jätkuvalt ülemäära hästi kontrollitud, eks, aga siiski me hakkame juba sinna jõudma. 3D mudelite puhul samuti, eks, et on juba nagu mitu sellist nii-öelda uuringu paperit näiteks või neid nii-öelda võimalikke mudeleid, kuidas nagu paarist pildist saab nagu päris usutava 3-mõõtmelise objekti juba. Päriselt ei ole veel kuskile midagi nagu oluliselt välja tulnud, aga see on nagu üks selline koht, kus ma näen, et võib-olla seal võiks ka nagu olla mingisugune teema. Ja nimelt selles plaaniseks, et oletame, et ma teen midagi käsitsi valmis. Ma ei tea, ohast või millest iganes. Ja ma tahan seda saada digitaalseks nüüd, selleks, et seda, mis iganes põhjusel, kas siis selleks, et seda nagu nii-öelda mass tiražeerida või pärast nagu välja printida, et äkki ma ei taha seda vaha nagu otse valada, eks äkki ma tahan temast teha mudeli, mida ma siis hakkan nagu valama või mis iganes põhjus saaks olla, aga et see mingisugune üks töövoog on praegu veel suhteliselt nõrguke. Et minule tundub, et need 2 asja, pluss muidugi tegelikult ka, ärme unustada sellist asja nagu heli ja tekst, eks ju, et kui teksti puhul on juba siin palju nalja saanud ja saab nagu tulevikus üha rohkem veel. Ja muideks tekstigeneraatorid on minu meelest üks paremaid näiteid sellest, miks robotid võiksid olla paremad juhid kui inimesed, eks, et tihtipeale nende robotite poolt genereeritud mingid poliitilised tekstid on väga eeskujulikud, väga eesrindlikud ja räägivad täiesti õiget asja. Et ma täitsa usun seda, mida nad nagu maailma valitsejana võiksid nagu, kuidas nad võiksid maailma valitseda. Aga nagu heli või muusika, et siin, kuna mina ise ei ole muusik ja ma sellest maailmast olen suhteliselt eemal, mulle tundub, et seal on ka veel mingisugune selline koht, kus oleks selline vau-moment olemas, mis jätkuvalt hakkab nagu orkestrantidelt tööd ära võtma ja juba võtab, eks, et kõik need muutused nagu ühiskondlikus plaanis on tulemas. Aga see, ma ei tea, seda, et nagu tööd ära kaovad, ma ei vaata ka, et see nagu tingimata halb oleks, me töötamegi liiga palju inimestena. Me peaksimegi tegelikult ju inimkonnana jõudma tagasi sinna keskaega, kus me töötasime mingi paar tundi päevas ja ongi asi korras. Ja 8-tunnine tööpäev tundub ikkagi päris luksus mulle kohati, et okei, muidugi paljud minu tööülesanded ei ole just sellised, et ma pean kuskil liini taga istuma ja tegelikult
paraku ka hetkel see tööülesanne tundub nagu väga lõbus, aga samas ikkagi kell on juba nii, et noh, varsti peaks lisavalguse. Kell on 5 juba ammu läinud. Kell on 5 juba ammu läinud. Ja seda peetakse tänapäeval tegelikult ju normaalseks. Seda, et sa tegelikult panustad rohkem kui see 8 tundi päevas. See 8 tundi päevas on justkui nagu mingi miinimum. Et tegelikult ikkagi selline ühiskondlik loogika eeldab sinult, et sa teed oluliselt rohkem tööd. Ma ei tea, võib-olla see on nagu Eesti asi. Ma olen Omaanis töötanud, eks ju. Ja seal oli ka ju see, et tegelikult sa vaatasid, okei, need teised, need araablased, nad tulid tööle kell 7, sellepärast, et nagu palav on. Et sa tuleksid nagu siis, kui päike tõuseb, siis on natuke normaalsem sõita. Nad tulid kell 7 tööle ja nad kell 2 olid töölt läinud. Ja pool ajast nad lõkerdasid naerda ja rääkisid omavahel, eks ju, ja nende töö tegemine ei tundunud üldse nagu nii sunnitud või raske nagu meil eurooplastel, kes istusid niimoodi keskendunult seal enda arvuti taga ja ajasid koodiribasid taga, eks ju. Et võib-olla see on nagu nii-öelda meie maailma probleem lihtsalt, et mujal ei vaadata seda nagu ja see on ka võib-olla üks asi, miks ma nagu EKA-sse tulin, et nagu protestida selle vastu, et minu meelest see ei ole okei, et me peame nagu nina verest väljas nagu enda elu pühendama kellele siis lõpuks, kellelegi teisele tegelikult, enda tööandjale või mingisugusele suuremale eesmärgile ja meil on hästi läinud siis, kui see suurem eesmärk, millele me enda eluaega ju pühendame, kui see on mingi asi, mis meile endale meeldib või millesse me tahame seda pühendada. Kui sa oled sümfooniaorkestri juhataja ja peaksid saama täpselt sama palka kui see inimene, kes pärast lava ära peseb. Et teistpidi me seda ju panna ei saa. Et see, kes selle lava pärast ära koristab, tema eluaeg on täpselt sama väärtuslik, aga sa ei saa talt seda sama teenust. Samas kui siin Helikülas on neid tüüpe ju küll, kes suudaksid sümfooniaorkestri ära juhatada, aga nad on ikkagi üpris siuksed rariteetsed, mis sest, et nad kõik oleks võimelised ka pärast kontserti selle lava ära pesema. Ja ei, siin selles mõttes ma ei vaidle sellele vastu, eks ju, et siin on et see teatav nagu nii-öelda nähtamatu käe loogika, harulduslikkuse nagu väärtuslikkus on kahtlemata olemas. Et see on nähtus, mis on olemas ja see on täiesti okei, et see on, tähendab, mulle iseenesest nagu meeldib see. Et ka mina ju pean osasid inimesi või osat loomingut kõrgemas hinnas kui kellegi teise loomingut. Mööbius on kuidagi olulisem kui need, mis on Mööbiuse baasil genereeritud koomiksid. Täpselt jah, et ma nagu Mööbiuse teoseid nagu väga suure naudinguga loen, eks ju, või mingi Ralph McQuarrie pildid, eks ju, et kes põhimõtteliselt pani aluse kogu Star Warsi esteetikale ja sellest tulenevalt kogu ülejäänud ulme esteetikale, mis temast on järgnenud, eks. Et selliste nagu nende nagu inimeste panuste rolli ma ei taha mingil määral nagu vähendada. Ja nad elasid ikkagi sama kaua kui nende fännid või nende stuudiot koristavad inimesed, eks. Ja nende stuudiot koristada võis ka ju keegi teine peale nende, aga ainult nemad said nagu teha selle teose. Sellega ma olen täiesti nõus. Aga see on, mis on minu jaoks probleemne, on see, et see on tänapäeval jõudnud sinna maani, et need, kes teevad neid väheväärtuslikke töid, et neil ei ole tegelikult võimalik inimväärset elu elada. Ja see on, mulle tundub, seotud siiski üsna palju ressursside koondumisega, sotsiaalse kihistuse nii-öelda suurenemisega. Ja vaat see on probleem, et ühesõnaga minu nagu nii-öelda lipukiri ei ole see, et ajame kuradi tippjuhid ja kapitalistid ahju. Minu lipukiri võiks olla see, et et teie koristajad võiksid tegelikult samuti õhtul olla samaväärsed inimesed, et nad saavad endale õhtul lisaks leivale lubada ka vorsti sinna peale ja võtta üks õlu sinna kõrvale ning et nad ei peaks seda õlut jooma mitte selleks, et elada välja mingisugust ängistust enda sitast elust, vaid selleks, et vaadata filmi ning nautida seda, kes nad inimesena on. Et see on minu meelest nagu see probleemi koht ühiskonnas, millega me tegelikult peaksime tegelema, kaasa arvatud korporatsioonid peaksid sellega tegelema ja riigid peaksid sellega tegelema. Aga mul on
noh, ma näen väga vähe märke, et nende temaatikatega tegeletakse ja kui sa neid lauale tõstad, sa oled kommunist, sa oled põhimõtteliselt nagu kohe persona non grata, neid küsimusi me üldse ei aruta. Et see, ja no minu meelest see on probleem. Ma ei ole sellega rahul, selles mõttes. Aga kas ühe sõna ütlesid veel, kogu aeg tahaks nagu ära lõpetada, aga siis tuleb mingi kuradi sõna, millest tahaks nagu kinni haarata, et vabandame kõigi kuulajate ees, kes seda jauramist on pidanud siin juba taluma, kes seda siiamaani taluvad. Sa mainisid sõna harukordsus. Ma sattusin vaatama ühte Osooni saadet, kus minu sugulane Aivo Oblikas, kes on fotograaf, ongi spetsialiseerunud loodusfotograaf, rääkis sellest, et miks ta tarib metsa oma 10-aastast poega. Noh, tolle episoodi hetkel ta oli lihtsalt 10-aastane poeg, nüüd juba vanem. Ja noh, siis ta ütles ka, et ma pean muidugi parafraseerima, ega ma ei saa siin midagi kindlalt nii-öelda teda tsiteerida, aga et praegust väga väärtustatakse seda multitaskimise oskust, väärtustatakse nii-öelda võimekust digimeediaga, sotsiaalmeediaga lävida, olla nii-öelda ekraanitundlik ja tema veab oma poega metsa, sellepärast, et kui kõigil inimestel, noh, kui me nüüd ütleme, et see on see tuleviku maailm ja kõik peavad olema digivõimekad, et siis pakkuda oma pojale ka mingisugust alternatiiv nii-öelda tunnetust maailma osas. Et noh, ütles, et kui juba pojaga kuskil sõidavad, siis noh, et ta 10-aastase kohta märkab asju, mida tavaliselt lapsed ei märka, et noh, ta tunneb juba esiteks väga paljust linde ära ja ta oskab näha looduses detaili ja selle hästi kiiresti üles leida või lihtsalt juba märgata midagi, mis silma hakkab, samas kui teiste jaoks on lihtsalt kõik üks sammal ja kanarpikk ja mingisugune võsa, tegelikult need ei olegi sammal ja kanarpikk, kui sa isegi seda nime ei tea. Et praegust ka see nii-öelda pildilausumine või kuidas sa nimetad seda prompti lausumine, et see justkui on selle tuleviku inimese üks põhi selliseid aluseeldused, et ta oleks tulevikus edukas ja ta toimiks edukalt. Tegelikult ma arvan, et see promptimine ja see genereerimine, see ei huvita noori nii väga palju. Üldse, või selles mõttes, et ta on mingisugune nišivärk nagu tulevikus ka. Et mina ei näe näiteks, et minu teismeline tütar viitsiks hakata nende asjadega üldse tegelema, kuigi ma olen talle neid näidanud, eks ju, ja niimoodi. See ei paku talle absoluutselt mitte mingit pinget. Ja kindlalt on palju nagu noori, kellele see pakub pinget, eks ju, aga ta ei saa kindlasti olema midagi sellist nii-öelda laiali, noh, kõike hõlmavat. Teisalt, muidugi, noh, kui ma nagu korra nagu rewindin hästi kaugele tagasi enda minevikku, et kust nagu kogu minu see ulme nagu huvi nagu alguse sai, oli see siin samas majas. Mul vanaisa oli toonud Soomest aastal 1987 Grundigi teleka. Selline umbes nii suur mingisugune, mis ta on siis 21 tolline telekas, värvitelekas seal juures, eks ju, mis oli 87 aastal nagu noh, ülikõva sõna. No isegi minu lapsepõlves seda ei olnud ja ütleme, minu lapsepõlv ikkagi möödus 90-ndatel, värvitelekas tuli ikkagi kuskil 2000. Ja minu isa siis oli see, kes tegelikult, kellega me siin nagu ka Lohusalus hängisime muuhulgas ja ka noh, endal Pirita kodus, eks ju. Aga kes viitsis filme vaadata ja Soome televisioon, eks ju, mis meile siia Põhja-Eestisse tuli, Soome televisioonist näidati teatud ajahetkedel näidati neid Hollywoodi filme. Ja siis ma olin põhimõtteliselt 10. eluaastaks, ma olin näinud ära Alieni, ma olin näinud ära Terminator 1, ma olin näinud ära David Bowie filmi The Man Who Fell to Earth, nagu noh, üks minu lemmikuid ulmefilme nagu üldse. Ja see tegelikult pani minule tegelikult mingisuguse sellise vundamendi, noh pluss siis see, et kui siis Eesti sai vabaks, et siis nagu vanemad tõid koju arvuti. Et noh, see oli nagu mingi selline asi, mis oli nagu mingi, mis ta oli 91, 92, me olime just nagu, Eesti oli just nagu vabanenud, eks ju, et see oli, noh kodudes oli see ikkagi nagu väga raju asi.
et noh, sul seda ma ei kujutaks ette, jah. Ja nad tõid Ameerikast lauaarvuti koju, eks no sa kujutad seda ette, et lauaarvuti koosneb sul tol ajal veel nagu hiiglaslikult suurest monitorist ja siis sellest kastist, eks ju, ja pluss klaviatuur. Ja kui ma praegu nagu mõtlen selle peale, et kuidas, et siis ma nagu ei suuda seda välja mõelda, kuidas nad sellega hakkama said. Aga ja noh, siis ma hakkasin arvutimänge mängima, eks ju, ja see nagu omakorda arenes, eks. Ja mina enda klassis, minule lisaks minule oli siis nagu 1 või 2 inimest veel, kes üldsegi said aru, mis asi on arvuti ja kes oskasid hinnata, et sul on mäng nimega Prince of Persia või Tunnels, eks ju. Ja kõik teised olid need alfaisased, eks ju, kes siis on see, eks ju, et türa ta siia pannud lõuga sulle nagu. Ja no mis oligi tavapärane olelusvõitlus nagu Tallinna Reaalkoolis, eks ju, kuni 9. klassini. Et seda, et sa nagu nüüd arvutit oskad, eks ju, et noh, mina tundsin ennast selle poolest harukordsena ja võimalik, et minus siis nagu põhikooli jooksul pekstigi välja see alfalikkus. Ja jõudsingi tõdemuseni, et noh, et okei, ma võin nagu selles karjas nagu ka tulevikus olla, aga ma tõenäoliselt ei taha kunagi olla see, kes on see, kes annab lõuga. See ei tundunud minu jaoks nagu paeluv ja samal ajal sa vaatad, et need on kõige populaarsemad inimesed klassis. Ja see tekitas mingisuguse sellise kognitiivse dissonantsi või arusaamatuse selle maailma toimimismehaanika osas, noh, mis ei ole tõenäoliselt tänaseni nagu lõplikult üle läinud. Et jah, aga see jah, et ega seda harukordsust, noh, ega seda muud moodi ei saagi, kui astudes sellest rutiinist välja. Jättes väikekodanliku elu kõrvale ja tulles metsa elama. Okei, aga tõmmates asi siis kokku poole, siis tüüpiline küsimus, mis on kimbutanud ka kõiki teisi, kes siin on pidanud vestlema, et mis nüüd on meelel, mis on tulemas, on sul mingi kindlaid asju, kus sinu kraami näha saab, on mingid nii-öelda kontseptsioone, kontsepte sinus idanemas, valmimas? Jaa, no sellised lihtsamate asjadena on see, et mul nüüd sügisest läheb jällegi minu genereeritud piltide näitus läheb üles esmalt TalTechi raamatukogusse ja siis uuel aastal läheb ka Tartu Ülikooli, aga ja ma ise lähen nüüd mõneks ajaks Itaaliasse selleks, et tegeleda fotogrammeetriaga taas ja seda nüüd suuremal skaalal, et noh, tegeleda enesearendusega tegelikult laiemalt, aga et noh, mul on soov nagu see fotogrammeetria töövoog selgeks õppida mitte ainult sellel tasemel, et ma saan nagu käesuuruseid objekte teha, vaid et nimelt, et nii-öelda minna maastiku skaalale. Maastikute skaneerimine ning digitaalsete objektide nendest tegemine. Ühesõnaga, mul ei ole praegu nagu järgmist näituse projekti ei ole käsil, aga ma nüüd tahan võtta aastakese paar tegelikult selleks, et ennast tehniliselt arendada ja mitte ainult selles digivalas, vaid ka iseenesest nagu ka materiaalses vallas. Et noh, nagu sa ka ise nagu ennem esile tõid, et see selle sama fotograafi lapse näitel, et kes tegeleb päris asjadega ja ta on päris maailmaga, suhestub päris maailmaga. Et siis ka minul oli nagu tegelikult EKAs kõige nauditavam see ja ka lõputööd tehes oli kõige ägedam tegelikult see, kui mul oli see mudel tulnud valmis ja olid ära prinditud, see oli kõik siuke tuim rutiinne protsess, mida ma niikuinii nagu teen. Ja kui ta oli siis nagu, kui me koos Taaviga olime seal mingisuguse objekti nagu ära valanud ja mul oli mingi asi käes, ja siis ma hakkasin seda edasi lihvima ja seal ketti tegema ja ühesõnaga töötama päris nagu objektiga. See oli minu jaoks kõige nauditavam kogu sellest protsessist. See oli see koht, kus tegelikult käsi töötas, aga mõte puhkas. Ja teisalt mõte mitte ainult ei puhanud, vaid mõte aju töötas mingil teisel nagu režiimil. Et ta ei töötanud sellel režiimil, et ma toodan, vaid ta töötas mingisugusel huvitaval teistsugusel käigul, mida ma ei ole nagu saanud väga palju oma tööelus nautida ja mida tõenäoliselt selle tõttu ma nagu seda enam nagu nautisin. Aga muidu on mul iseenesest ka üks reaalne praktiline asi tulemas, et mais järgmine aasta on Tartu Ülikooli muuseumi kõrval ühe kunstiteose avamine.
seda konkreetset teost ma veel ei oska välja lubada, ma ei tea, mis see täpselt olema saab. Aga seda ma igatahes teostan ja see on tegelikult mul praegu järgmine suurem nii-öelda fookus kunstivallas, et ma ka kogu enda Itaalias oleku aja tõenäoliselt keskendun väga-väga suures osas sellele, et mis see täpselt nüüd siis olema saaks, et mis ta ja et kuidas seda võimalikult ägedat lahendada. Seal on iseenesest temaatikaks on geneetika ja geneetika ja teadus ja mulle nagu väga-väga meeldiv temaatika on nagu teadusillustratsioonid ja teadus nagu laiemalt. Et selles mõttes ma ootan huviga seda aega, et saaks nagu lugeda raamatuid ja teha märkmeid ja hakata kirja panema mingisuguseid kavandeid mingisugustel hoopis teistel teemadel. Et kogu aeg ei pea ühiskonda kritiseerima ka. Meil on tegelikult, ei pea kogu aeg südant valutama. Ei, ma tegelikult üldse ei valuta südant. Minu meelest on väga palju asju nagu väga okei ja isegi need asjad, mis on pekkis, mis siis nagu teha, et meil väikest inimestena on nagu väga vähe siin teha, aga nagu sa ka ise nagu ütlesid, eks, et siin ongi meil, see annab ka nagu vabaduse. Siis me saamegi nagu öelda, et et mind tegelikult ei huvita, ma võin seda kritiseerida, ma võin seda endale lubada. Sest minust ei sõltu niikuinii mitte midagi. Ja teisalt muidugi, jah. Kui ma oleksin peaminister, ma räägiksin täpselt seda sama juttu. Ja ma keeraksin tõenäoliselt päris nagu hullu käru kokku. Just. Vaat. All right, aga tõmbame siis sellega siit Laulasmaalt mändide vahelt otsa kokku ja elame edasi. Ja mängime edasi. Ja mina väga tänan, et sa viitsisid jällegi järjekordse räntimise nagu ära kuulata. Ei, väga hea. Ütleme nii, et saun oli seda väärt.